ma olen nüüd nädal aega tegelikult sellise asjaga toimetanud oma sikerdusi, mis talvel sai kirjutatud. Ja kirjutatud sai niimoodi, et et see leivatöö on nüüd nii hästi tihe ja tark ja väsitab ära päevaks. Ja kõik need vanad plaanid ja projektid, nendega ei ole üldse mahti tegeleda, aga siis see mõjus hästi nagu väike puhkus lausa. Ja mis see kaarte vahele sai, ta on nagu värsside moodi ja sisuks oleks ta nagu mingid projektid, nii et siin on oma tosin või pool tosinat, seal vahepeal projekti ideed ja sisuks on nendel ideedel see müsteerium, et kuidasmoodi see 20. sajand on olnud ja mis praegu on ja nii edasi. Ja niimoodi värsside moodi kirjutades on kuidagi lihtsam, et jõuab ära kirjutada kujundeid kasutades ja niimoodi, et kui ilmselt asi see, et kõigil asjadel on hulka palju otsi ja kõigel on kõigega seos ja kui teda niimoodi ritta raamatusse tekstina püüda kirjutada mingisugust asja, siis võib ju sassi minna. Kõigel on kõigega seos, aga kuidas ühte jorusse ajada. Aga niimoodi luuletuse moodi piltlikke kujundeid proovides nagu õnnestub lihtsamini. Ja siis nüüd sain nii kaugele, et need asjad, mis talvel olid kogunenud, need nüüd toimetasin puhtaks ja köitsin raamatu moodi ära ja õppisin nagu seda raamatu tegemist ka. Raamatu tegemine on ka vist nüüd selge. Publisheri programmiga tegin 75% on selge vist publisheriga töö. Lappisin esimese hooga muidugi sai valesti ja vigu, täna hommikul veel vahetasin lehti ja siis kaanepildi tegin ise ja pildist kokku. Ja see oma hind nüüd tuleb, eks ole, tootmisjääkidest niimoodi öelda. Kaan maksab 15 pluss, kaan maksab kokku 19 krooni. Kahepoolne kile, targem on vist, et sissepoole kilet ei pane, peab linnas otsima sellise koha, kus ühepoolsed kired pannakse, aga ja eraldi kunst on see klammerdamine. Et ma ühe kiletaja või ühe klammerdaja tädiga sain jutule, et lubas mulle klammerdada, aga siis ütles, et ei tule ikka välja, kaan on kõva ja ma käsitsi naaskliga klammerdasin. Nüüd on vaja veel üks see paberitöölise nuga teha ja see ääred sirgeks lõigata, ma arvan, et nii hästi ei sobi. 4 tükki tegin sellist raamatut ja no ma ikka mõtlen, et nüüd näitan kellelegi ja siis vaatan ise, et mis viga veel ja võib-olla parandan natukene ja loodan ikka mõne kuu pärast kuskil sellise tiraaži teha 200, 300, 400 tükki. Selline jutt siis.